tervist, armsad vaatajad! Selle hooaja esimene uudistesaade alustab. Sellest hooajast on uudistesaade uues 6. ja üllatusi jätkub meil terveks hooajaks. Ja tänased teemad on teie ees. Enne tänast uudistesaadet toimus uute saatejuhtide casting. Teeme sellele väikese tagasivaate. Külla tuleb mustkunstnik Meelis Kubo. Uurime, kuidas tudeng saab oma tervise eest paremini hoolt kanda ja mis võimalused tal selleks on. Vestleme Mariann Võsumetsaga fookusest, mis sellest hooajast saab Tudeng TV kanalil veidi teise näo ja vormi. Ja meie reporter Hanne Loore käis disainiöö töötoas. Kes poleks unistanud ankrukarjäärist? Tudeng TV eksperimentaalreporter käis proovimas, kui pingeline võib olla üks saatejuhtide casting. Eelmise aasta eelviimases saates kaotas Rauno mälumängu ja minust pidi saama saatejuht. Seda aga ei juhtunud. Kui läksin küsima, öeldi, et kui sa tahad saada Tudeng TV uudistesaate saatejuhiks, pead tulema castingule. Esimene ülesanne on mul juba antud. Lugesin siit arvutist ühe uudise ja sellest pikast tekstist pean kokku panema 1-minutilise uudislõigu, mis siis sisaldab korralikku sissejuhatust, väga korralikku korrektset faktipõhist sisu ja ka kokkuvõtet. Kuidas seda on? Põhimõtteliselt aega on veel mõned minutit jäänud, ma arvan, et 3-4 minutit. Jah, et edeneb. Väga jõudselt. Enne kella 5 tähendab uuesti saada. Juba seetris. Ma ei saa enam aru, et kes kelle käest mida küsima peab. Ma olen saatekülaline. Jaa, aga ära küsimu käest küsima. Kas sa kuulsid, nagu mis löödi? Mina küsid küsimusi. Praegu kaadri tagant näiteks produtsent näitas sulle niimoodi, aga sa ei reageeri. Mis ta mulle? Ega minul ei näita produtsent. Sündmuspaigalt on leitud Mari kommipaber, mille Kalev on tootnud ja Tudeng nagu ma ei saa, nagu must ei saa seda. Läks ju jumala hästi juba. Läks hästi, jah? Ei olnud siis või? Looli oli täitsa jumet juba. Pigem ikka paned kirja loo ja annad stsenaariumi. Okei. Aga eksperimendid? Eksperimendid tulevad. Tulevad? Jaa. Ja millised eksperimendid tulevad? Sellel aastal tuleb eksperimenditiimi poolt väga huvitajaid ja väga suuri eksperimente. On mida oodata ja kindlasti on kõigile midagi mida vaadata. See laud lihtsalt nagu... Näha on. Kui sa hakkasid mingi uudiste asja tegema, see niimoodi, aga eksperiment läksid kohe silmad särama. Okei, väga cool. Aitäh, et tulid. Aitäh. Mul on hea meel meie esimeses saates tutvustada meie esimest saatekülalist, meest, kes teab alati, mis on teie kaart. Mustkunstnik Meelis Kubo. Tere, Meelis. Jaa, tere. Sooviks tervitada oma vanemaid. Siis palun. Tere, vanemad. Nüüd Meelis, mind ennast ja ma loodan ka, et vaatajaid huvitab, et mis vahe on mustkunstnikul ja illusionistil esiteks? No, need on suht samad asjad, et parem oleks küsimus, et mis vahe on mustkunstnikul ja nõial. Et seal ajatakse väga tihti segamini, sest inimesed tihti poogivad külge mustkunstnikutele nii-öelda ülivõimeid. Aga neid kahjuks ei ole, et mustkunst, nagu see sõna ütlebki, on kunstiliik ja tegeleb siis nii-öelda illusioonide loomisega, aga nõidusega ei ole seal mingit pistmist. Nüüd, mis vahe on illusionistil ja mustkunstnikul, siis need on suhteliselt synonüümid. Võib nii öelda, jah. Nüüd mustkunstnik, nagu sa ütlesid, on siis mingil määral ka kunstnik, et mis on need head või need eeldused olema, et olla üks hea mustkunstnik? No mustkunstnikuks võib saada igaüks, kes tahab, täpselt nii, ma praegu ütlesin seda, nii see ka on, ja eeldus on siis tahe, ega seal muud ei ole, tuleb lihtsalt väga tahta ja olla väga kannatlik.
näiteks praegu ma lahendasin enda jaoks selle küsimuse, et miks lapsed tihti loobuvad mustkunsti õpingutest, ongi see, et see on niivõrd aega nõudev ja kannatust nõudev, et nad ei suuda lihtsalt, nad ei püsi seal. Nüüd aga trikk kui mustkunstniku väljendusvorm, et kuidas selleni jõutakse? No trikk on baas, et see on see, mis müüb ja nagu ma ütlesin, mustkunst on illusiooni loomise kunst, et tuleb luua illusioon just kui mustkunstnik ma ei tea, töötaks vastu loodusseadustele. Ja siis triki puhul tihti küsitakse näiteks, et kaua sa õpid ühte trikki. Ma arvan, et sul järgmine küsimus, ma loen sul mõtteid siit, niimoodi oligi. Ja oligi. Ja selle puhul ma võin sulle kohe juba vastuse ka anda, et sa ei pea küsima, et kui kaua sa ühte trikki õpid. Kui kaua ühte trikki õpitakse? See on väga kahtlane küsimus. Ära seda küsi. Aga ma vastan ikkagi. Ei, väga hea, sest niimoodi ma saan kohe siis minna huvitava asja juurde, et millised triki me näha saaks? No siis ma vastan sellele eelmisele küsimusele ikkagi ära. See on niimoodi, et toome paralleeli muusikutega tihti muusiku käest, kuidas sa küsid, kui kaua sa ühte lugu õpid. See on niimoodi, et õpime kõigepealt selgeks pillimängu, siis vaatame, mis lugu on, kas 3 tuuri lugu või sümfoonia. Ja mustkunstiga on sama, et see täiesti sõltub ja nüüd, kui sa küsid ka trikki, siis siin on üks väga huvitav korrelatsioon, mis mustkunstis juhtub. Nimelt see, et ütleme trikid, mille efekt on aeglased efektid, neid saab õppida väga kiiresti, näiteks praegu niimoodi õpid selgeks ja ongi korras. Aga efektid, mis käivad väga kiiresti, neid tuleb õppida kaua. Toome lihtsa näite, siin on mul paar jokkerit, ma panen sulle ühe jokkeri ühte kätte, teise. Saad võib-olla niimoodi hoida. Eks ole, nüüd paneme selle siia ja siis paneme teise sulle teise kätte. Võime isegi teha nii, et vabandust, ajasin juba sassi. Ikka läheb mustkunstis sassi, eks ole, et paneme niimoodi, et teistpidi. Ja nüüd juhtub selline kummaline asi, et minu jokkerid vahetavad sinu omadega kohad ära. Okei? Olgu. Kuidas tundub, on lahe trikk. Ma näitan sulle aeglaselt. See on nüüd see, kuidas selle õpid hetkega selgeks vaata. Vahetan oma jokkeri ära praegu. Nägid? Jaa, nägin. Oi, see oli rets, ma ütlen, aga palju raskem on teha seda kiiresti ja seda peab tõesti kaua harjutama, vaat seda. Nägid? Vahetasid kohad ära, pööra ümber. Nojah. Ütleme, kuna ma olen jahmunud ja sõnatu, siis on õige hetk vist vaadata, millised uudiseid Kerlil on. Mida teha, kui õppejõud küsib tudengilt arstitõendit? Kust saab tudeng oma terviselugu vaadata? Neile ja teistele küsimustele käis vastuseid otsimas reporter Ingela Virkus. Ilmad on jahedaks läinud ning tervist nõrgemaks muutunud. Targem oleks koju jääda ning ennast ravida, aga puudumise korral küsib nii mõnigi õppejõud tõendit. Tegelikult nii ei tohi. Oleme tulnud täna Mähe perearstikeskusesse, et asja uurida. Et kõikidel tõendivormidel on oma seaduslik alus ja kui meie riigis ei ole ette nähtud ei lasteaia, ei kooli ega kõrgkooli tasemel mingit tõendivormi, siis me kahjuks seda väljastada ei saa. Haigustõendeid ei anta juba 2010. aastast. Ehkki olukord on küll paranenud, räägivad siiski veel endiselt mõned tudengid õppejõududes, kes neid küsivad. Tallinna Ülikooli tudeng Margarita leiab, et kõige raskem on mujalt pärit tudengil ülikooli linnas võimalikult kiiresti arstile saada. Kuna ma olin haige ja mul oli palavik 39, see oli eelmise aasta veebruarikuus, siis enne sõbrapäeva jäin just haigeks. Ja mul oli probleem selles, et ma ise olen Kohtla-Järvelt ja mul ei olnud Tallinnas perearsti. Ja siis ma hakkasin otsima ja lõpuks ma sain, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma sain numbri vist märtsi lõpuks.
mitme tudengi käest uurides selgus, et enim küsitakse tõendeid seminaridest puudumise korral. Arst saab kinnitada ainult seda asja, mida tema on tuvastanud. Ja selleks peab ikkagi patsient tulema vastuvõtule. Ja kui on meil kerge viirushaigus, siis tegelikult tõendi pärast arsti vastuvõtule tulemine ei ole põhjendatud. Üks teema on akadeemilise vormistamise tõend. Tegelikult, kus dekanat saadab perearsti juurde või raviarsti juurde, et saada tõendit akadeemilise puhkuse vormistamiseks. Ka see on tegelikult põhjendamata. Selles mõttes, et inimene tuleb mu juurde, noor, praktiline kogemus, enamus on sellised pöördumised olnud. Dekanat ütles, et arsti käest tõend. Mina küsin, mis tervisemure on, ei ole muret. Tõendit on vaja. Kui mina usaldan oma patsienti, siis mingi usaldus peab ka õppejõu ja tudengi vahel olema. Perearsti sõnul on tõendi küsimine harjumus vanast ajast, mille ei lugenud inimene, vaid paber. Inimese sõnade õigsuse kinnitamiseks kasutada tervishoiuressurssi on pehmelt öeldes laristamine meditsiiniteenusega. Tänaseks päevaks tervishoiu infosüsteemis on võimalik kõik dokumendid välja printida igal inimesele, sest et need on iga inimese enda andmed. Ja kui tõesti on selline olukord, et õppejõu ja tudengi vahel on usaldamatus, et siis sellisel juhul oma sõnade õigsust saab tudeng kinnitada selle dokumendiga, mis on ravilugu. Mähel 14 aastat töötanud doktor teab, et puutudes igapäevaselt haigetega kokku, on tarvis oma immuunsüsteemi tugevana hoida. Sellest tuleb piisavalt puhata, tervislikult toituda ning viibida värskes õhus. Ka karastamine tuleb kasuks, kuid sellega tuleks juba suvel alustada. Kui me räägime nüüd sellisest tõsisest haigusest, nagu on gripp, siis selle vastu on olemas vaktsiin ja siia tulles tööle ma hakkasin ennast vaktsineerima gripi vastu. Ja ma ei ole kordagi grippi saanud, mis siis, et gripp on iga aasta ikkagi kummitanud. Ja mina usun sellesse ja isegi kui ta on psühhogeenne, siis see minu puhul see mõjub. Et kui ma olen kõik teinud ja ma usun, et ma jään terveks, ma jään ka. Seega, et enda tervist hoida, tasuks neid nõuandeid järgida. Tuleb siiski teada, et ükski tõend ei vabasta tudengid koolitööst. Teadmised tuleb tagantjärgi ikkagi omandada. Ja ehkki seadustes otseselt kirjas ei ole, et tõendeid küsida ei tohi, tasuks leida kompromisse õppejõu ning tudengi vahel usalduse näol. Meie tänane saatekülaline on meie teise saate Fookuse saatejuht ja autor Mariann Võsumets. Tere, Mariann! Tere! No kõigepealt soovin õnne esimese eduka hooaja puhul ja kohe läksid üle, et mis siis teine hooaega tulemas on nüüd Fookuse saates? Aitäh õnnesoovide eest, õnne ja vedamist läheb meil ka edaspidi vaja, aga mis on nüüd põhilised muudatused meil tuleval hooajal on see, et saade on interaktiivne. Iga vaataja saab saadet vaadates seal samas kodulehel all kommentaariumis aktiivselt ja laivis osaleda. Ta saab esitada küsimusi saatekülalistele, saab esitada küsimusi mulle, saab kommenteerida nii enda nime alt kui anonüümselt, et meie vaataja menu ja nii-öelda ka ettepanekud on tinginud selle, et saade on nüüd tõepoolest interaktiivne. Saade on ka uuel ajal, saade on õhtuti kell 9, et kõik, kes nii-öelda tulevad trennist, koolist, töölt, kus iganes, et võimalikult suurele vaatajaskonnale garanteerida see eetriaeg. Et kell 9 esmaspäeva õhtuti on Fookus eetris ja loodetavasti nii-öelda veelgi mõnusamalt ja teravamalt kui eelmisel hooajal. Nüüd teie saatel silma peal hoides ma panin tähele, et teil ei ole mitte green room, vaid on kringli room, kus nii-öelda saatekülalised ennast ette valmistavad. Mis seal kringli roomis toimub? Vot seal green roomis, mis on mida me hellitavalt kutsume kringli roomiks, seal toimub põhi-action, selline soojendus saatele toimub just samas green roomis, siis visatakse soojendustreiss maha, minnakse stuudiosse, tehakse saade ära. Tegelikult on hea mõte on see, et me võiks millalgi ilmselt, me paneme kokku ka sellise erisaate juhtus green roomis, sellepärast, et nii-öelda see sissejuhatus saatele, mis toimub ja need madinad, mis peetakse maha, seal ütleme, kui on eriti vastakad praegu nimesid nimetamata saatekülalised, siis kõik, mis toimub green roomis enne ja veel eriti, mis toimub green roomis pärast,
Kas tohib kiirelt küsida, et üks kiire näide, mis on juhtunud see esimesel hooajal nüüd Green Roomis, mis oleks võinud kaamerat juba sattuda? Meil on hästi meeleolukas fotokollaaž Indrek Tarandist, kes väga meeleolukalt selgitab, ma nüüd pead ei anna, päris täpselt ei mäleta, aga väga meeleolukalt seletab ja kirjeldab ühte valimiskampaaniat mingisuguse erakonna näitel, mida ta nägi Valgamaal ja see oli lihtsalt niivõrd meeleolukas, et meil tuli kõigil uuesti Krimmist läbi käia enne saate tegemist pärast selle nii-öelda seiga läbi elamist, et ütleme nagu huumorist puudust ei tule seal. Aitäh, Mariann, saatesse tulemast ja edu teiseks hooajaks. Meie siit lähme aga nüüd disainiöö juurde. Eelmise nädalavahetusel toimunud disainiöö hõlmas endas mitmeid lahedaid üritusi, väga kõvasi ja huvitavaid töötubasi ja pandi ka püsti mõned pop-up poed. Ühte töötuba käis aga uurimas meie enda reporter Hanne-Loore. Tervist, mina olen Hanne-Loore ja toon teile täna killukesed tänavu juba 9. korda toimuvast disainiöö festivalist. Märka head disaini on tänavuse festivali hüüdlause ning mina olengi tulnud siia teatrisse NO99 toimuvasse töötuppa, et teada saada, mis õigupoolest on hea disain ning kust seda leida võib. Sa oled sattunud NO teatrisse, kus toimub disainiöö raames haridusprogrammi esimene töötuba. Ja see töötuba on mõeldud õpetajatele, õpilastele, selleks, et pisut tutvustada Eesti head disaini, mida me tihtipeale võib-olla iseseisvalt nii naljalt tähele ei pane. Ja tutvustada ka noortele võib-olla seda, mis see disain tegelikult on. Et see, mida inimesed on harjunud sõnaga disain nimetama, ei ole päriselt see sama, mida disainerid ise silmas peavad. Nii, nüüd on meid siin millegipärast jagatud 3 gruppi. Midagi hakkab toimuma, mina olen grupis number 1, lähme vaatame, mis saab edasi. Sinu ees on kauplusest ostetud tarvilikud toiduained. Iga grupi ees on... Meie aeg oli hästi lühike. Me mõtlesime, et me anname neile sellise praktilise, kiire ülesande, mida võib tavaelus nagu ka vaja minna. Et mis siis juhtub, kui sa satud kauplusesse ja avastad, et poekott on maha jäänud ja sinu keskkonnasäästlik maailmavaade ei luba sul ka kilekotti osta. Et kas on võimalik käepärastest vahenditest tekitada mingi mahuti, millega sa nagu edukalt jõuad sihtmärgini. Kõhnast noormehest sai rinnakas. Me hetkel istume siis disaini auhindade nominentideks esitatud objektide peal. Igal aastal esitatakse disaini auhinna Bruno nominentideks terve hulk kodumaiseid tooteid ja see on siis näitus nomineeritud töödest. Ja see näitus jääb lahti nädalaks ajaks. Kõik inimesed võivad tulla NO teatrisse vaatama. Teine väga huvitav ja põnev näitus, kus ma eile õhtul käisin, mille avamine oli selline tõeliselt äge noortekas, on endises Heliose kinos, mis on siis läbi mitme korruse täitunud nii objektidega kui ka erinevate disainikoolide poolt pakutud objektide ja toodetega, et see on tõeliselt selline intrigeeriv ja lahe vaatamine, et soovitan väga minna. Oleme disainiöölt tagasi Meelise juures. Ja Meelis, mul on selline küsimus, et mida sa teed siis, kui sul läheb näiteks üks trikk sassi? Jälle väga hea küsimus, seda ei ole varem mu käest küsitud. Ja mustkunstis on varu väljapääsud olemas, millest publik ei tohi aimu saada. Ühesõnaga, kui trikk läheb sassi, siis tuleb teha kiiresti mingisugune asi ja hüppad sealt kiiresti üle. Selleks võib olla ka mõni niisugune suitsupomm, et ja viskad maha ja... Need suitsupommid on meil kasutusel, et kui läheb väga kehvasti, siis tõmbad selle maha ja teed kadumise triki. Neid kulub palju. Ja te harjutate need enne läbi ka, jah? Ja, absoluutselt. Ja kusjuures, see on tõesti super küsimus. Kui mustkunstnikul läheb sassi, siis on meelelahutuslikult üks paremaid momente. Nii et me lavastame reaalselt sisse
peaaegu väga paljudes trikkides nii-öelda kohad, mis lähevad justkui sassi ja publik siis naerab, naudib ja siis pärast pöördub kõik teistpidi jälle. Aga nüüd lavastumisest rääkides, et sul on nüüd tulemas üks etendus välja kohe siin oktoobris, et nimeks on teil, et Kaota mu naine ära, kui ma õigesti mäletan. Just, ja see on koostöös kinoteatriga, mustkunstnik Charlekas, Meelis Kuba on laval, räägivad ausalt ja avalikult, mis tunne on olla mustkunstnik. Etenduse pealkiri tuleb sellest, mida inimesed meilt nõuavad. Mustkunstnik, kuule, näita trikki, tee trikki, kuule, võlu mu raha, sai mu naine pooleks, kaota mu naine ära. Ja siis sealt tuligi Kaota mu naine ära. Esikas on 11. oktoober Kanuti Gildi saalis, piletid on Piletilevis ja see on tõesti üle pika aja üks väga vahva ja suur projekt Eesti mustkunsti maastikul. Ehk siis ka paljastatakse peale trikkidega nii-öelda mustkunstniku argielu? Ja just seda köögi poolt. Eesti keeles ongi ilus sõna mustkunst, et see näitab seda, et see on kunstiliik, mille köögi pool on varjus, must, eks ole. Et nüüd me siis laseme seal natukene valgust peale. Saab näha, mis seal, kuidas seal siis neid naisi siis pooleks aetakse ja siis ma praegu loen su mõtet ja sa tahtsid järgmisena küsida, miks ma mustkunsti teen. Vastan sulle kohe ära. Seal on üks väga lihtne praktiline põhjus. Vaata. Siin on mul veel vanad Eesti kroonid. Ja... No nendega enam midagi väga teha ei saa. Aga tore on neid näha. Tore on näha, vaata kui ilus raha, eks ole. See on Jakob Hurt, tõesti päris Jakob Hurt, see on 40 krooni, eurodesse 2,60. No mitte väga palju. Ja kui ma need välja võtan, öeldakse kohe, need ei ole enam käibel. Aga vaata, mul omal ajal oli oma kurss, nii et mul on võimalik muuta need, vaata alt juba läheb. Üks veel pealt ka ja eurodeks. Mis teeb siis 1 kroon on 2 eurot, see on juba väga hea kurss, sellega saab poes käia, saab leiva lauale, lapsed toidetuks, aga... Ma olen alati mõelnud, et ma saan nagu lähedalt vaadates kuidagi moodi aru, ma seisan sul, istun nii lähedal ja ma ei saanud aru, mida ta tegi. Ja muidugi, kui nüüd omavahel rääkides, et kui te hakkate sama meetodeid kasutama, siis teil peavad olema väga kiired jalad, sest see on sekundite küsimus, kui need muutuvad tagasi, vaata 10 kroonisteks. 2, 3, 4. Ja kuidagi läheb ära. Raskel ajal. Seda trikki tasuks küll osata. See on esimesena peaks kindlasti ära õppima. Aga... Ma panin teile praegu meili saladused, et siis kodus saate lugeda. Väga hea, ma loodan, et need on tõesti seal meilis. Aga selline oli siis meie esimene saade. Sellel hooajal. Kindlasti hoidke silm peal meie Facebooki lehel. Jah, kus on võimalik ka üles leida meie uudistesaate lehekülg. Just, ja uute kohtumisteni. Nii et tšau!